Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tere head kuulajad, Vaba sõna stuudios taas Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets. Täna räägime Istanbuli konventsioonist ehk 150 sooseadusest, tuuleenergia teemalisest arupärimisest ning hasartmängumaksu uuest tulemisest. Lisaks tuleb juttu plaanitavast umbusaldusavaldusest regionaal- ja põllumajandusminister Terrasele. Aga esmalt veel reklaami ehk 2. veebruaril toimub Tartus Tartu rahu aastapäevale pühendatud EKRE tõrviku rongkäik. Siis kogunemine on 17.30 Tartus Poska gümnaasiumi juures, kus siis tõrviku rongkäik siirdub Raekoja platsile ja sealt siis peetakse mitmeid vägevaid kõnesid. Evelin, sina pead seal Raekoja platsil kõne ja mina olen ka üks kõnepidajaid. Muidugi on oodata Mart Helme vägevat etteastet ja veel hulka tublisid inimesi. See on alati meeleolukas üritus. Väga meeleolukas ja kutsun teid kõiki osalema. Võtke kaasa Eesti lipp näiteks, et hoiame seda oma sinimustvalget au sees ja võtke ka hea tuju. Lubati soojemaid neid külmakraade. Ja muidugi tõrvikuid saab koha pealt. Nii et kohtumiseni 2. veebruaril Tartus Tartu rahu aastapäeva tähistamas. Aga nüüd selle nädala sündmuste juurde. Nimelt EKRE oli nüüd esitanud juba detsembris sellise eelnõu, et lahkuda Istanbuli konventsioonist. No mis on Istanbuli konventsioon? Istanbuli konventsioon on siis naiste vastase vägivalla vastase võitluse konventsioon. Aga pealkiri on ilus, õilis, naiste vastase vägivalla vastu tuleb võidelda, loomulikult. Aga küsimus on selles, et punased globalistid on sinna sisse sokutanud selliseid asju, millel ei ole mingit seost naiste vastase vägivalla vastu võitlemisega, küll aga hullumeelsusega, küll aga sõgedusega, küll aga massiimmigratsiooniga, küll aga 150 soo kehtestamisega. Ehk sellest me kohe räägimegi, et milles on asi, et miks siis sellisest konventsioonist tuleks kiiremas korrast lahkuda. Ja nii palju veel sissejuhatuseks, et konventsioon kehtib tegelikult juba 2017. aastast Eestis. Ja ka siis EKRE fraktsioon tegi Riigikogus kõva häält, hoiatades nende sinna peidetud kahjulike teemade eest. Ja nüüd juhtus niimoodi, et siin novembrikuus ja tegi Läti väga julge sammu ja ütles, et meile aitab sellisest jamast. Me tahame ära minna, seal on üks väga võimas naisterahvas, kes veab eest see võitlust sotsiaalsete sugude ja muude hulluste vastu. Ja nad suutsidki hääled kokku saada kenasti ja öelda, et me lahkume sellest konventsioonist, et naiste vastase vägivallaga vastu võideldakse teiste meetoditega kui selliste labaste globalistlike rumalustega. Ja EKRE leidis, et samuti lõunanaabrite eeskujul, et teeme seda sama. Vähemasti me oleme nüüd selle teema toonud ilusti uuesti välja, et millist mürki meile ilusate siltide all sisse söödetakse. Evelin, kas sa võid seletada veel, mida see 150 soo teema tegelikult tähendab? Ja, et päris huvitava vestluse või vaidluse tekitas see konventsioon. Mulle jäi mulje, et paljudele liberaalsetele Riigikogu liikmetele jäi nagu arusaamatuks, et meil ju kehtib juba see Istanbuli konventsioon ja kui me toome nüüd siis ka neid näiteid, mis on inimesi vapustanud ja mida ei ole Istanbuli konventsioon ära hoidnud, kuigi see on ju naistevastase vägivalla vastu ja kui me paneme kõrvale, et mida siis kõik on selle aja jooksul toimunud, võtame või Pihlakodu juhtum,
täiesti selline juhtum, kus oleks pidanud see Istanbuli konventsioon piirid paika panema, et juriidiline asutus või isik, nagu see Pihlakodu omanik oli, et tema nagu lõi ju need tingimused, et abitud naisi sai niimoodi räigelt ära kasutada, et oleks pidanud ju vastutusele võtma. Tükk aeg oli see, et ei tahetud vastutusele võtta. Teine see Tapja-Tarmo juhtum. Inimene on mitu korda oma naist pussitanud. Istanbuli konventsioon oleks pidanud ütlema, et selline inimene tuleb vangi panna. Aga jälle, siin ei kehti. Aga mis kehtib selline Istanbuli konventsiooni puhul, on just see, milles me ei taha osaleda, on just see sotsiaalsete sugude sissetoomine. Juba on laste õpikutes 20 erinevat sugu sees, et mõelda sellele, et puberteedieas noor, kui haavatav ta on ja talle siis öeldakse, et kuule, poisile või tüdrukule, et poisile öeldakse, et sa ei pea valima seda, et sa hakkad meheks, sa saad valida igasuguseid sugusid ja mitte ainult, et laps päris lolliks ei, ütleme, et umbes selline, et saad mehe või naise soo vahel valida, vaid öeldakse, ei, sul on veel see valik on kuni 20 ja veel, mis seal juures on, mille vastu me oleme ja mille pärast me tahame sellest Istanbuli konventsioonist välja astuda, on see stereotüübid või soorollide väljajuurimine. Jälle me näeme, kuidas enam ei taheta rääkida emast ega isast, vaid vanem 1 ja vanem 2 ja kõik see ideoloogia, mis seal juures on, mis tegelikult ju ei kaitse naisi, pigem vastupidi, naised on juba nii-öelda kõrvale lükatud, eelistatud on vähem esindatud sood, ehk siis need mehed, kes peavad ennast naisteks, et seda kõike see Istanbuli konventsioon juurutab ja see on ka põhjus, miks me leiame, et Eesti ei pea selles konventsioonis osalema, see ei anna meile politseinike juurde, see ei aita meil ka probleemidega tegeleda, sest probleemide jaoks meil on rohkem politseinikke vaja, rohkem kormimaid seadusi või nendega seaduste täitmist. Seaduste täitmist, ressurssi, raha naiste varjupaikadele ja tegelikult üks kindel asi, mida oleks vaja, siis raha alkoholismiga tegelemisele, alkoholismi vastaseks võitluseks, sest suur osa perevägivalla juhtumeid pannakse toime siis, kui ollakse joobes. Tihtipeale on mõlemad pereliikmed joobes, vaadates, kuidas kõige rohkem hüppas verevägivald üles just siin jõulude ajal. See tähendab, et oli pikk vaheaeg, tarvitati alkoholi ja hakkas juhtuma. Vaat sinna on koer maetud. Ja veel tuli ju pärast kõnet pidama Heljo Pikhof sotsiaaldemokraatidest ja ütles, et teate, et selline suhtumine on, et meestele lubatakse seda vägivalda ja öeldakse, et nad on ju mehed, aga mina näen, et tegelikult liberaalid ise käituvad nii, nagu nad teistele ette heidavad. Võtame kas või Jürgen Ligi näite, et kuidas ta teeb sellist vaimset terrorit Riigikogu saalis, öeldes Anastasia Kovalenko-Kõlvartile, et ole vait või ei reageeri nende küsimustele või Helle-Moonika Helmele ütleb, et sa oled inetu ja mitte ainult Jürgen Ligi, vaid ka peaminister Kristen Michal on öelnud, loll on ikka raske olla või viidates siis jälle sellele naissaadikule, et selle peale ei reageerita. Ma toon veel ühe näite, kas või Siim Kallas, kes on öelnud paljulapselise naise kohta või naiste kohta, et need on nagu, ma ei tea, loomad, kes toovad iga aasta vasika ilmale. Et kas sellist asja peab toetama tema arvates? Selline tülgastav mõnitus emade suhtes. Nad on rahul, liberaalne meedia kiidab, tubli. Ja liberaalne meedia ütleb ka Jürgen Ligi kohta, kes on Katrin Pautsile öelnud, et mingi kärbatav... Nakatanud raibe, et sa ei peaks kunagi enam lapsi saama. Ja ütled, Jürgen Ligi on Jürgen Ligi, ta on ju selline. Ja ma näen, et tegelikult
lähebki sealt see üle piiri, et liberaalid leiavad, et kui nemad on vägivaldsed, siis see on lubatud, sest nad on ju liberaalid. Liberaalid on osa liberaalsusest, on ka vägivaldsus. Liberaalne see naiste kaitsmine on tegelikult tihtipeale vastupidise märgiga. Näiteks nende propaganda on perekonnavaenulik ehk luua naistele halvemaid tingimusi üldse peredele, sest pered koosnevad ikkagi reeglina mehest, naisest, on ka muidugi väga palju üksikemasid ja on ka hulk üksikisasid, kes peavad hakkama saama. Aga siis see, et võtta esimese asjana oma koalitsiooniga ära peretoetused, mis oli kõikide parteide poolt kokku lepitud. No kas siis perede olukord läks paremaks? Ei. Nad võtsid ära suure võimaluse rohkem Eesti lapsi üles kasvatada, paremates tingimustes kasvatada, et nii käib tegelikult asi. Ja hea näide ka liberaalide suhtumisest emadusse ja naistesse, kes lapsi kannavad, oli ju eelmise aasta see aastavahetuse show, et kus siis mõnitati kohe seda, et näed naine, et ta kannab last, et ta keha moondub ja siis veel need kunstrinnad pandi ette, kus siis mingi juga, mingi prikk siis, et ja kui groteskne nagu selline mõnitus, et sa sünnitad, siis sa oled selline ja siis kõrvale tuuakse, muidugi hästi esteetiline on, mida teevad meie esihomopaar Aaber ja Piller, et väga esteetiline, et saadad seemnerakud rahapakiga USA-sse ja saad 2 last vastu, et jääb ära kõik see mingi imetamine ja sünnitamine, et seda siis propageeritakse, naisi surutakse maha, alandatakse ja luuakse ka stereotüüpe. Kui mingi mees ennast ju naiseks maskeerib, mida ta siis kasutab? Huuled hästi punaseks, paneb põlts ripsmed, et see on ju selliste stereotüüpide kinnistamine, et see kõik on ju vägivald. Lisaks juurde veel, et nad annavad medali, kui läheb mees boksivõistlustele ja lööb naisel ninaluu katki ja öeldakse, näed, nii tore, et üks mees on ka nüüd naiseks hakanud, näed, kui võimekas naine ta on. Et siin oli ka üks nali, et maailma kõige tugevam naine osutus bioloogiliseks meheks. No ja siis sümboolselt feministeerium, kes on kõige raevukav perekonna vastase viha ülesküttja, see sai aasta vabaühenduse tiitli siis presidendilt, et need on tõesti mürgised bolševikud, saavad riigilt raha, et märatseda, solvata, mõnitada, rääkida transinimestest ja hullu panna. Et mina ütlen ausalt, et Eesti on riik teel Põhja-Korea suunas vaimse ruumi mõttes. Ei ole mingit Euroopat, siin unustage see Euroopa jutt üldse ära. Kui keegi tuleb mulle rääkima 150 soost, õpikutes on 20 sotsiaalset sugu, see on ajupesu, Põhja-Koreas toimub ajupesu. Mingisugune seltsimees Kim on ähvardava näoga igal pool, rahvas väriseb kodus, et äkki pannakse vangi. Siin Eestis pestakse ajusid massiliselt. Ja kui Teaduste Akadeemia ka ei reageeri sellele, et 150 sugu promotakse, siis ma ei tea, kas meil üldse sellisel kujul neid Teaduste Akadeemia teadlasi vaja on, eks ole, et räägiks ikkagi, kuskile tuleb see standard panna, et me ei lase Põhja-Koreaks muutuda, et ma kutsun üles Teaduste Akadeemia teadlasi sellele vastu hakkama, õpetajaid vastu hakkama, kõiki vastu hakkama. Eesti ei tohi olla Põhja-Korea. Ja vaata, kui silmakirjalikult nad seda teevad, et ütlevad, et me ju kaitseme naisi, samas on see Istanbuli konventsioon täis selliseid asju, mis just surub naiste õigused alla. Ja väga silmakirjalik oli ka see meeleavaldus. Me arvasime, et kui me tuleme siia Riigikokku, siis on äkki mõned inimesed plakatitega, aga selleks ajaks, kui meie jõudsime, olid nad juba ära läinud. No 15 inimest vist oli ja siis need olid ka feministeeriumi palgalosad ja et ühesõnaga see ongi, neid nimetatakse välismaal kongodeks ehk riigi rahastusel olevad mittetulundusühingud, kes siis justkui võitlevad riigi vastu näiliselt, eks ole, nõuavad midagi. Et siis need punalipulised tegid kähku klõpsud ära,
said oma meediaasjad kätte, nad olid ülilaisad. Tegelikult võib-olla oli neid kokku lõpuks 40 tükki. Ja siis jooksid kohe laiali, kui pildid olid tehtud. Ei, see oligi nagu kummaline, et kui ajakirjanikud pilte üles panid, siis nähtavasti ajakirjanikud jäid ka hiljaks, et oli veel vähem, oli seal 5-6 inimest pildi peal ja võimalik, et nad said natukene suurema rahva hulgaga pildi just nendelt korraldajatelt endilt, et tehti kähku pilt ära ja ma ei tea, läks igal juhul me kohtusime põhjakorealastega, kõige ehtsamate psühhopaatidega, kes räägivad, et on rohkem sugusid kui mees ja naine. Et USA-s muide presidendi esimene määrus, mida ta ütles ja oma inauguratsiooni kõnes ka, USA-s on jälle ainult mees ja naine. Nii et Eesti tuleb muuta kaine mõistusega riigiks, hullumeelselt tuleb tagasi tõrjuda. Sellepärast ma ütlen inimesed, kui tuleb vastu hakata, et õpetajad ja kõik, mõtlen, kui ma oleks õpetaja sellises koolis või sellises valdkonnas nagu, ja mulle visataks sellised asjad nagu sotsiaalsed sood, et ma oleks päeva pealt selle lihtsalt ukse kinni. Aga mina ütlen, et olen hämmingus, et osad ühiskonnaõpetuse õpetajad või inimeseõpetuse õpetajad ei astu tagasi ja ei tee mitte midagi, eks. Ja kui veel hinnata seda vestlust või seda debatti ka Riigikogus, siis liberaalsest leerist tulid selliseid ilkuvaid küsimusi, naeruvääristavaid küsimusi, et nende jaoks ongi see kõik nagu nali. Siis kui räägid ka neile, et kuulge, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kinnitas LGBTIQ tegevuskava, et mis siis sellele järgneb, siis hakatakse naerma ja lolli nalja tegema, et meid nagu surutakse konservatiive, surutakse mingitesse lausa nagu väärastunud põhimõtetesse ja kui me küsime, et miks te seda teete või mis sellele järgneb, siis selle hakkab mingi nali ja ilkumine pihta ja pööratakse kõik naljaks, samas meil on eeskirjad, meil tuleb täita neid. Ja ma lisan veel selle teema lõpetuseks, et seal on veel hulle asju. Näiteks see, et nad saavad kergemini asüüli, neid ei tohi välja saata, kes kuulutavad, et me oleme nüüd arengumaadest tulnud naised ja meil on sellised, et transnaisi kiusatakse meie maal ja me oleme seesugused ja toosugused. Et peaaegu igaüks, kes paneb koti maha Euroopas, võib saada endale asüüli, nii et kogu selle jampsi mõte, Istanbuli konventsiooni mõte on massiimmigratsiooni mahitamine, sotsiaalse soo kehtestamine, seal on mõned ilusad jutud ka sees, aga oluline on see, et kõik need seadused meil on ammu olemas, neid tuleb lihtsalt täita, mitte imeda endasse mingisuguseid uusi reegleid, mis on ogarad, eks ole, ja mis ei aita mitte kuidagi kaasa naiste kaitsele. Aga kui see immigratsioonist hakkasid rääkima, siis ma toon ühe näite, kus siis Tallinna ringkonnakohus tunnistas õigeks nii-öelda ühe homopaari kokkusaamine. Meil on olemas sellised seadused, mis siis määratlevad, millistel juhtudel võib siis see perekonnaliige, näiteks tuleb meile üks pagulane, saab asüüli, missugusel tingimustel võib tema siis oma perekonnaliikme Eestisse kaasa kutsuda ja siiani on kehtinud nii, et kui seal on ka samasoolised, siis kui nad abielus on, neil peab olema mingi tunnistus sellest, et nad on abielus, et siis ta on perekonnaliige. Aga Tallinna ringkonnakohus ütles nüüd, et ei, et see homo ei pea olema abielus teise homoga ja et näiteks nende riigis ei olegi võimalik neile abielluda ja siis saabki kutsuda oma hea sõbra, naabrimehe, kõik vallalised Aafrika mehed saavad nüüd öelda, et esiteks nad on ühe abikaasa abikaasad ja lõpuks kogu see Aafrika saab ennast homoks tembeldada ja Eestisse ümber kolida. Nii on ja see oli varemgi nii, et Eestis oli inimesi, kes raha eest siis teesklesid või tegid fiktiivabielu tõid Aafrikast näiteks siin $5000 eest inimesi sisse, kes siis Euroopasse koliksid ja kõiki kraane tahetakse lahti teha ja mis on veel pöörane, et tahetakse juurida välja selle konventsiooni alusel
kombed ja traditsioonid, mis vastavad meeste ja naiste stereotüüpsetele rollidele. Vabandust, aga ema roll on ka stereotüüpne ja mitte üldse vale roll, et mõned stereotüübid vastavad tõele. Et mis me hakkame ema rolli välja juurima või? Et punased hakkavad seda kindlasti tegema ja ma tean, et laiste varjupaikadele avaldatakse juba survet, et transinimesi tuleb ikka eraldi kohelda ja polegi transinimesi, aga nemad muudkui kohtlevad. Ja, et võtke homosid ka või transsoolisi või võtke, et nemad peavad ka nagu varjupaika saama, aga meil ei olegi neid. Aga ma küsisin, segaseid, kes võivad öelda, et ma olen, eks ole, ja siis nalja pärast neid võib olla ja siin me küsisime ka, mis siis, kui see sama peksja otsustab, et tema läheb hoopis ise naiste varjupaik ja ütleb, et tema on naine, sest üks päev mees, teine päev naine, ta tundis ennast naisena. See on reaalsus, spordis on see reaalsus, eks ole, et peab geeniteste juba tegema, et saada aru, kes on kes, sest mehed tulevad naiste siis poodiumi kohti ära varastama. No nii kaugele on jah see kõik läinud, et mina ütlen Põhja-Korea pressib peale, me ei räägi enam Euroopas, sest sellist ogarust ei saa nimetada Euroopaks, see on ajupesu ja kus on kõige tuntum ajupesukontor ikkagi Põhja-Koreas. Eks nad töötavad siin Euroopas selle agenda alusel, et juurida välja rahvusriigid, ujutada need üle immigrantidega, et lõpuks sul ei olegi oma seda riigipiiri, ei ole sul seda rahvuslikku identiteeti, vaid oledki selline hall ja püdel mass. Seda on hea valitsuseda. Evelin, selle nukra noodiga läheme väiksele pausile. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Ja me läheme edasi selle nädala sündmustega Riigikogus. Stuudios on Antti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Ehk siis sina esmaspäeval andsid sisse arupärimised jällegi tuuleenergia teemal. Mis seal siis sees oli ja mida siis kodanikminister vastas sulle? No küsisin nende planeeringutega kohta, sest lugesin, et riigil puudub ülevaade, et millises järgus ja kuidas seda tuuleenergeetika planeeringuid tehakse. Isegi majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo saatis omavalitsustele enne oma KOV-i valimisi päringu, et andke teada, millises seisus ja millal kavatsete planeeringuid vastu võtta. Samal ajal olid just koalitsioonid vahetunud ja ega siis vallavalitsus ei otsusta, millal mingid planeeringuid vastu võetakse, vaid seda ikkagi otsustab volikogu. Ja ega siis õigeid vastuseid ei saanud. Esiteks hakkas ta mingitest numbritest rääkima, ütles, et et minge ja lugege seal Keskkonnaagentuuri portaalis on kõik need andmed olemas, lähen ja loen, need absoluutselt ei vastanud ministri andmetele ja ega siis mingi huvitas ka, et kas on siis mingi selline laiem plaan, et kui planeeringus on mingi 6000 megavatti võimsusega tuulikuid, et kas on mingi plaan, palju neid siis lõpuks tuleb ja kui palju siis riik neid kavandab, sest siin suvel võilsime juba lugeda, et Eesti Energia ei saanud tuult müüa, tuuleenergiat müüa. Tuult oli, aga ei mahtunud turule. Hind oli nii madal ja ikkagi jätkatakse nende samade loosungitega. Tuuleenergia on odav, meil on elektrit vaja. No muidugi meil elektrit vaja on, aga meil on elektrit ka siis vaja, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Aga alati, kui ma kuulan neid Reformierakonna ilukõnesid tuuleenergiast, siis mulle jääb mulje, et nad nagu ei saa aru, et see tuul ei puhu kogu aeg, et neil on nagu mingi täiesti ebaadekvaatne arusaamine tuuleenergiast. Ja ega siis mõtlen tõesti, vastused olid lillelised ja ma ei saanud isegi nendest mingit tarka kokkuvõtet teha. No aga nad ei saagi ju midagi tarka öelda, sest tuleb oma neid klišeesid korrata ja midagi siin väga kiita ei ole. Aga Evelin, selle jätkuks olid reedel ka tuumaenergia arutelul Riigikogu konverentsisaalis ja osalesid ka paneelis, et millised sõnumid sealt välja tulid,
et hädapärast nüüd longatakse tuumajaama poole, kuigi see võtab hirmus kaua aega, kuni me saaksime selleni jõuda. Ja, et seal on, ütleme, valitsuse või koalitsiooni sees on üks grupp inimesi, kes leiavad, et Eestile on lõpuks vaja kaasaegset juhitavat energiatootmisviisi. No, kõige selline, ütleme, innovaatilisem olekski tuumaenergia ja tullakse ka veebruarikuus siis selle seadusraamistikuga, mille sees on siis võimalik edasi minna tuumaenergia planeeringutega. Ja kohal olid tõesti kõik erakondade esindajad ja huvitav on ikka kuulata sotse, kes ütlevad, et meil ei ole raha, et tuumaenergiat arendada, aga mõtledki, et kuulge, aga sellepärast meil ei olegi raha, et meie energiatootmisviisid seni on kõik eeldanud seda, et energiatootmisele tuleb peale maksta, tuleb subsideerida. Õigem oleks see, et sa toodad energiat ja sa saad kasumit sellest ja siis on ka raha muude asjade jaoks. Siis on õpetajate palkadeks rohkem, politseinike palkadeks, maaelu edendamiseks. No kõigel on raha. Aga sa ütlesid õigesti, et praegu me ostame poole energiast välismaalt sisse ja me jäämegi vaesemaks selle tõttu, et kunagi olime eksportijad ja raha tuli riiki siis välismajandusbilansi tasakaalustamiseks väga palju. No meil ongi nii, et suvel, kui on palju päikest, palju tuult, siis me müüme elektrit välja, et väga madala hinnaga. Tõesti, lausa nulli hinnaga ja siis, kui enam päikest ja tuult ei ole ja tarbimine on kõrge just talvel külmadel päevadel, siis me ostame 3 korda kallimalt sisse. No see läheb ju pankrotti. Sa müüd odavalt ja ostad kallilt, tegelik turumajandus peaks vastupidi toimima, et sa ostad odavalt ja müüd kallilt või vähemalt niimoodi käib see turumajandus, aga meil on see, ütleme, energeetika on pigem tõesti siiamaani ainult mingite loosungite peal ja ma pidasin ka kõne, ütlesin, et me raiskame nii palju aega, et tuumajaama osas on tõesti tulevik, arvatakse, et 2035, võib-olla 2040, aga meil on vaja energeetiliselt ka see aeg ära katta ja et räägime ka põlevkivi energeetikast, et see on meie julgeolek, see maavara on meil ju siin koha peal, me ei pea seda kuskilt, ma ei tea, mis hindadega kuskilt maailmaturult ostma, et kas me ei võiks arendada neid seadmeid selliselt, et nad oleks keskkonnasõbralikud, et nad ei eritaks, ma ei tea, mingit Nad ongi juba nii palju kui võimalik, et päris puhast põlevkivi energeetikat ka ei ole, nii nagu ei ole tuuled, nii nagu on tuulikud toodud lõpututest muldmetallidest, terasest, plastidest, Hiina toodangut. Aga ma tahaks lohutada neid kuulajaid sellega, et ikkagi lõpp paistab, rohepöörde hulluse ja ajupesu lõpp paistab, et Trump käis Davosis rääkimas ka mitmel teemal ja kui tema kõnet kuulata, siis ta pühendas päris palju aega tuuleenergiale, ütles, et see on ju jaburus, et ostate Hiinast tuuliku osad, panete need üles ja teete endale kõige ebamõistlikumat energiat. No kui USA nii tugevalt juhtme välja tõmbab, siis varsti variseb kogu Euroopa rohepööre. Tegelikult on see muutus toimumas ka üle Euroopa. Siin isegi Saksamaa minu meelest kantsler ütles, et sai valesti tehtud, et need tuumajaamad omal ajal maha lõhutud ja vaatad ka, võtame kas see Bill Gateski on hea näide, kus ta juba leiab, et teate, et ei saa niimoodi, et me maksame peale, et ikkagi tuleks investeerida innovatsiooni, et energia peab ikkagi raha tooma sisse ja igal pool mujal vaatame kas või mis Austraalias toimub, et seal toimuvad ka juba, ütleme, poliitilised arengud, et need, kes ajavad oma udujutud CO2-st, need erakonnad, need parteid, need kantakse maha.
need, kes ütlevad, kuulge, et lõpetage ära see Hiina nuumamine, see tegelikult praegus toimub ka meil Eestis Hiina nuumamine. Täielikult ja ka igapäevase kauba ostmisel elektroonikapoes ja mujal toimub meeletu Hiina nuumamine. Mul iga päev peaaegu viskab näoraamatus ette Temu reklaame, kõik, et nad müüvad minu meelest kõiki asju, mis on Euroopas kunagi tehtud. Nii antiikskulptuure, maale kui kõike, et müüvad meile oma enda kaupa nii-öelda. Aga siis teeme ühe pausi ja läheme korraks veel hasartmängumaksu juurde, sest see oli sel nädalal märkimisväärne arutelu. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Oleme stuudios tagasi, Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed, räägivad rahvuskonservatiivsest vaatenurgast, maailma asjadest. Aga nüüd, see oligi nüüd teisipäeval, kui oli siis hasartmängumaksuseaduse arutamine, nimelt siis pärast seda kuulsat prohmakat, millega riik võiks kaotada koguni 27 miljonit eurot, aga kui nad nüüd mõistlikul ajal ära menetleda, siis ehk 2-5 miljonit eurot läheks raisku. Tanel Tein tuli selle teemaga pulti ja püüdis olla alandlik, aga kui ma nägin seda, kuidas tuli pulti Kadri Tali, sealt Eesti 200-st. See ütles, et opositsioon on kõiges süüdi, tuletas meelde ööistungeid, sõimas, tuleb välja, et nemad ei teinud mitte midagi valesti. Et on ikka kasiino aferistid, ma ütlen. Tõesti hästi öeldud, et on aferistid ja sai ju küsitud ka, et kuulge, et miks te ainult sellise teemaga tulete, et see parandus, et see osavusmäng sealt välja võtta, et tegelikult peaks nüüd protsenti tõstma, et tagasi seda protsenti, et riik raha ei kaotaks, et teeme siis nii-öelda tasaarvelduse. Ei, see ei kõlvanud, ei, ainult see, et nüüd teeme vigade paranduse ja muide meil oli ka riigi kontrolli komisjonis arutelu all, kui palju riik siis kaotas selle veaga, vähemalt 2 miljonit. Ministeeriumitest on juba tulnud, inimesed on kokku arvutanud, et selle veaga kaotatakse vähemalt 2 miljonit ja ütlevad ka seda, et et me ei saagi nüüd ju kehtestada neid seadusi nii kiiresti, et meil on ikkagi teatud reeglid, millal, kui kaua menetletakse, on esimene lugemine, on teine, 3. lugemine, tähtajad muudatusettepanekuteni. Mina arvan, et siin läheb ikkagi 2 kuud ära, enne kui see vigade parandus sisse tuuakse ja siis öeldakse, aga ei, me ei saa tagantjärgi või ei saa maksu kehtestada ja pluss veel see ka, et hasartmängu nendele ettevõtetele tuleks see liiga ootamatult, et 6 kuud enne uue mingi maksu kehtestamist on neile vaja ette teatada. Et niimoodi on lood. Enam kui nendel on midagi vaja, siis kehti mingid tähtajad. Aga üks oluline teema tuli veel välja peale selle, et nad ei tea õieti, kes selle vea tegi. Üks loobib seda surnud koera ühele üle aia, teine teisele. Siis Eesti 200 omad ütlesid, et see salapärane muudatus, mis tekitas kahju, tekkis Jürgen Ligi ministeeriumis, rahandusministeeriumis, aga siis peaks Jürgen Ligi tagasi astuma. Siis peaks ametnikud olema vallandatud, aga loomulikult mõelge olukorda, kui Martin Helme oleks rahandusminister, siis kogu liberaalne meedia tuleks küünte hammastega kallale, nõuaks tagasi astumist. Neil on praegu, et 1-2 miljonit ees või taga, et ikka juhtub ja parandame ära ja elu läheb edasi ja omadele nagu omade kallale ei auguta. Ei, mulle isegi tundub, ma arvan, et ma ei ole ainukene, et tegelikult see viga sinna tekitati teadlikult, tahtlikult. Mõned ajakirjanikud on spekuleerinud, et äkki see viga tehti justkui kiusu pärast. Rahandusministeerium seda seadust ei
võtnud, ka Võrklaev, endine rahandusminister, võitles vastu, ütles, see on kõige halvem seadus ja et kiusu pärast tehti. No aga tähendab, et riigile kiusu pärast 2 miljonit teha miinust, no ma ei usu, et ka reformierakondlased nii madalale laskuvad. Jaa, aga seal lihtsalt kummalised asjaolud, et üks selline sõna ju hüppas. See ei olnud mingi number, vaid see sõna kolis teksti sisse ootamatult, mida ei saanudki nii kergelt märgata. Öeldakse, et miks te ei märganud, ametnikud teadsid seda juba suvel siin Riigikogu komisjonis, et sedamoodi on halb teha, kõigega oldi kursis. Kuidas see oligi? Sa oled Riigikontrolli erikomisjonis sellest rääkinud. Ja ega siis seal ka ju keerutati, et nemad ei tea, et seal oli see 2026. aastal see muudatus mõjutas, see viga mõjutab just seda 2026. aastat ja mitte hilisemaid ja laiutataksegi käsi ja öeldakse, ei tea jah, kuidas see viga tuli ja võiks öelda, et viimane inimene, kes selle seaduse kinnitas, oli ju president ja tema ju oli see, kes pidi selle viimase ülevaate või kontrolli tegema ja Tanel Tein ju korduvalt ütles, et tema süüdi ei ole. Ja ma mitu korda küsin siin tema käest, et kuule, et mina näen, et kui seda seadust teha, siis kus oleks pidanud ainult numbrit muutma, olete te terve sõna sisse kirjutanud, et tunnistage üles, et see oli kelmus, et te tegite nimelt. Ei olnud. Jaa, aga asi ei ole puhas, see on selge ja keegi peaks vastutama, see on ka selge. Ma toon lihtsalt näite, et mis nende kasiinodega üldse halvasti on, et nende hulgas on väga palju kahtlasi tegelasi. Suur osa Eestis litsentsi saanud netikasiinodest tegutsevad üldsegi kuskilt Küprose saarelt. Nende hulgas on kahtlasi tegelasi Valgevenest, kahtlasi tegelasi Gruusiast. Siis on isegi selliseid firmasid, mille liinid viivad Vene luurajateni. Et öeldaksegi, et tänapäeval on netikasiinod muutunud rahapesu üheks tähtsamaks keskuseks, kui varem oli see krüpto ja krüpto on edasi rahapesuga seotud. Et siis see on vägagi kummaline lugu, et võib küll vaadata, millised kummalised seltskonnad on, et väga palju vene nimedega tegelasi ja kahtlase taustaga inimesi. No võibki arvata, et see raha, mida vaja on pesta, tulebki Venemaalt. Venemaa on ju sanktsioonide all, Venemaa ei saa oma kaupu nii-öelda puhtalt müüa, nähtavasti hiilitakse ka selle sanktsioonidest mööda ja saadakse siis raha kuidagi mustalt ja no siis on vaja see kuidagi teha puhtaks, legaalseks. Näiteks ühe firma kohta nagu Soft Swiss öeldakse, et see on seotud praegu Valgevenes redutava Vene luuraja Jan Maršalekiga. Ja loomulikult sellistes hallides sfäärides meeldib luurajatel toimetada ja et miks me peame nüüd Eesti mingisuguseks eriliseks kasiinoparadiisiks tegema. Muidugi nad põhjendavad seda, et raha läheks rohkem spordile aga mingit tõendid selle kohta ei ole, nii et asi on enam kui kahtlane. Kusjuures Ukraina president Zelenski on ka otse öelnud välja, et Venemaa ei sõdiks, kui tal raha ei oleks. Ja kui me vaatamegi, et kus see Venemaa selle raha saab, vaatad, ta saab ikkagi Euroopa Liidust, Indiast, tal on kaubavahetus Hiinaga ja siiamaani, kui me nüüd need numbrid kokku lööme, siis aastas 2022 on Euroopa Liit, kuulake nüüd, Euroopa Liit on ostnud Venemaalt, Putini Venemaalt ligi 300 miljardi eest kaupa ja asja moodustab sellesse LNG ehk veeldatud maagaas, et sellega siis kütetakse ja tehakse elektrit ja sellega siis me nuumame. Ühest küljest nuumame Putini Venemaad ja teisest küljest püüame Ukrainat päästa. No minu jaoks täiesti skisofreeniline olukord. Päris humoorika loo lisan siia, kuidas üks inimene ütles, et üle Vene piiri tuli keegi, kellel oli samovar kaasas. Aga kuna samovar on sanktsioonialune kaup, siis väänati käed selja taha ja võeti samovar ära.
ühesõnaga, et siis kui sulle 300 miljardi eest gaasi müüakse, siis noh, kõlbab küll, mis on palju väiksem summa kui see, mida lääneriigid Ukrainale oma maksumaksjatelt kokku kraabivad. Aga siis, kui samovar tuleb, vaat siis on vaja näidata, sa oled tegija, et samovari võtame ära, lööks ka. No see on sama lugu selle rahapesu juhtumitega, kui inimene tahab seal 10 eurot üle kanda või 1000 eurot, siis kohe pannakse kõik lukku, aga samal ajal, kui miljardeid pestakse, siis korraga keegi ei mäleta, ei saa aru ja keegi pole ka süüdi. Nii kurb see tõesti on. Aga enne kui me lõpusirgele läheme, tuletaks meelde, mis teemadel siis regionaal- ja põllumajandusminister Henrik Johannes Terrasele meie umbusaldus on esitatud, et neljapäevasel istungil läks meie Istanbuli konventsiooni arutamine 4 tunnile, 4 tundi, muljet avaldav põhjalik teema. Aga siis jäi ära selle tõttu umbusaldusavalduse arutamine, sest istung sai otsa kell 2 ja nüüd siis esmaspäeval jätkame, eks ole? Me jätkame ja väga hea, et esmaspäevale läks, eks me ootasime juba varem, juba kolmapäeval ootasime, et saaks umbusaldust avaldama hakata ja EKRE seisukoht on tegelikult Terrase suhtes ühene, et ta on valitsuse kõige ebakompetentsem minister ja kõik need asjad sinna juurde, aga ma arvan, et viimaseks piisaks oli karikas lastelt ning pensionääridelt piletiraha sisse nõudmine maakonnaliinidel sõitvates bussides ja see oli kuidagi veider põhjendus Terrase poolt, et siis me saame aru, kui palju ja kus keegi sõidab, et kui me need piletiraha võtame. Aga ma tuletaks Terrasele meelde, et teate, et inimesed ei sõida umbes suvaliselt bussidega, vaid iga inimene, kes bussi astub, valideerib oma kaardi. Täpselt on näha, kes sõitis, kui kaugele sõitis ja selle järgi peaks ju kõik pilt selge olema ja muidugi toome ka igasuguseid muid asju juurde veel, et ma ei hakka sealt kaugemalt neid asju esile tooma, et kuidas ta selle Omnivas tahtis teha mingit sisekontrolli ja lisaks siis veel ka see varud, tähendab, et Eesti varud kriisiolukordadeks, et Riigikontroll siis tegi auditi ja selgus, et ainult 10% Eesti elanikest on ainult 14 päevaks need toiduvarud olemas ja tähendab, mis minu jaoks ka oli hämmastav, et ega siis selle toiduvarude puhul ei arvestatud, et millise toorainega või on tegu, vaid kaloraafi järgi, et mitu kilokalorit meil siis inimeste kohta on ja need kilokalorid siis olid pandud jahutoodetesse, isegi vili, ilma et oleks jahuks tehtud ja õli, et sellised tagavarad on meil. Kõige olulisem on see, et riik andis ju Eesti Varude Keskusele ülesande, et peate 14 päeva tervet elanikkonna suutma toita, aga nemad otsustasid, et ei, me paneme eesmärgiks hoopis selle, et 10% peaksime toitma siin kuu aega, et aga vabandust, et sellist ülesannet neile ei antud, et kus te oma peaga selle asja ümber teete ja kuidas need Varude Keskus tegelikult tegutseb, et ega neil ju endal varusid ei ole. Nad sõlmivad lepingud tootjatega ja siis nad selle järgi peaksid teadma, kus need varud asuvad, kuidas täpselt see väljaostmise protseduur käib, et palju nad maksavad, see ei ole mul veel päris selgegi, aga ma toon veel ühe näite, kuidas üldse valmistumisega on probleeme, et öeldakse, oi me teeme ja pingutame, aga alles oli ju Tallinnas veekatkestus jõulude ajal ja kuidagi väga veidrate põhjendustega ja inimesed tassisid massiliselt poodidest vett ja
ja proovisid hakkama saada. Aga Eestis on näiteks tanklatega ka selline lugu, et Eestis on 60 avariitanklat, aga selgub, et Tallinnas on ainult 3 ja neist ka 2 on Lasnamäel. Et pealinna peale päris kriisi korral ei ole nagu mitte midagi võtta. See on päris õudne, kui sinna Lasnamäele kõik hakkavad tankima minema. See on päris hirmus. Mõtle, pool Eestit asub Tallinnas ja siin on 3 tanklat, et milline möll ja milline üksteisest üle sõitmine ja no täielik kaos. No ühesõnaga, meil on väga pikk tee veel minna ja ma ütleks, et kui me tahame, et meie varud oleks korralikud ja me üldse oleks kriisikindlamad, siis me peame midagi Kaitseliidu sarnast looma ka elanikkonna kaitseks. Mittetulundusühingud, vabatahtlikud, kes küll on juba Naiskodukaitses, Kaitseliidus tegelevad sellega, aga see on nii suur töö, et ma näen, et kui ei ole ka ühiskondlikku survet, siis liigutakse teosammul edasi. No me ikka elame selles, ma ei tea, mentaliteedis, et äkki midagi ei juhtu. Aga kipub juhtuma, näed ise kui kiiresti juhtub ka nii-öelda meile lubatud, et NATO on kogu aeg kindlalt kusagil olemas, teeb kõike müstilisel moel nagu võlur Gandalf. Päris nii see asi ei ole. NATO riikide vahel on omavahel nägelemised ja jagelemised ja sündmused võivad väga kiiresti muutuda. Me peame valmistuma, me peame elanikkonna kaitseks valmistuma, riigikaitseks, sisekaitseks. On tõesti selline aeg, kus me peame nendes valdkondades endast maksimumi andma, aga mitte unustama ka tavalisi inimesi, kelle toimetulek on meile sest kes me siis oleme, keda me kaitseme? Kaitseme ju iseennast, normaalsust, oma elutingimusi, oma hakkama saamist. Aga head kuulajad, me kohtume jälle järgmisel laupäeval, selle nädala Riigikogu põnevamad teemad sai teiega läbi arutatud. Kindlasti kirjutage meile Nõoraamatu leheküljele vestlussaade Vaba sõna, suhtleme, öelge, millised teemad teid huvitaksid ja muidugi meid saab kuulata uueduudised.ee igal nädal kell 12 ja muidugi järelkuulamisega uute uudiste kanalil. Kohtumiseni. Kohtumiseni ja aitäh kuulamast. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes.